kui mingi vend sööb sinu ees ja sulle süüa ei andnud või sinuga isegi arutanud seda, siis see on siuke, et aga sa täiskasvanud inimene, on ju, see on siuke koht, et nii huvitav, sest mul on jällegi see olukord kunagi olnud. Mis sa naerad? päriselt või? Koos sinuga. Minuga? Mis asja? Ma ei tea, kas sa tellisid mingi mega suure pitsa või seal oli mitu pitsat ja siis sa sõid seda üksinda. Ja siis ma läksin koju ja tellisin endale süüa. et lihtsalt tulevikus sulle ka vaata, et kui me hakkame kui me lähme külla inimestele, siis tegelikult ei ole okei nende nagu külmkappi minna asju võtma. Ei, ma lähen ainult väga kindlalt inimeste külmkappi. Tere tulemast kuulama ja vaatama Miks mitte podcasti järjekordset episoodi. Täna on meil teil siuke täiesti uus formaat, midagi täiesti teistmoodi. Siis kui sa ei ole kuulanud meie boonussisu veel, sest et eelmise kuu boonussisus ehk siis 2025 aasta viimases boonusepisoodis me tegime seda formaati. See on asi, mida ma olen tahtnud teha juba pea 2 aastat sellest hetkest alates, kui me podcasti tegema hakkasime. Minu meelest sa rääkisid sellest siis, kui me üldse kunagi ammu rääkisime podcasti tegemisest, et sa seda formaati teha tahad, jah? Just, nii et tegemist on, nagu ma teen siin ka väikse kokkuvõtte boonusepisoodis, ma juba rääkisin seda tagalugu ka natukene, aga mina väga sotsiaalmeedias ei käi. Selles mõttes, et nagu Facebook või Instagram või TikTok või Snapchat, et sellised standardsed asjad seal mina väga ei käi. Kui ma käin, siis ma käin Redditis ja mul on omad mingid kindlad kommuunid, mida ma jälgin ja vaatan. Ja siis seal on väga palju erinevaid kommuune, kus inimesed jagavad lugusid, mis nendega on juhtunud, mida nad on teinud ja siis lihtsalt inimesed arutavad selle üle. Ja mina olen alati tahtnud seda teha ka podcasti episoodina, et saaks Brendaga neid asju arutada, ma arvan, et see oleks põnev. Ja ma ütleks, et see on põhjus, miks me seda teeme täna siin on ju nii-öelda põhiepisoodide seas, et meile tegelikult väga meeldis. Ma pean ütlema, et see oli, mul endal oli väga põnev, ma usun, et boonuskuulajatel oli väga põnev ja ma arvan, et sinna boonusesse said nagu need kohe, seal oli kohe alguses see üllatus. Ja seal olid päris head lood nagu ja päris head seostused meie nende lugudega. Nii et seda ma ei tea nüüd, kas me ei tea ju, mis siin oodata on ja? Aga ma ütleks jah, et need kuidagi oli päris huvitav mul endale ka, nii et need olid päris huvitavad, nii et sest ma just enne ütlesin Ansule ka, et vahel on niimoodi, et kui me teeme meie lugusid, siis ma tean tegelikult, et need on ägedad lood, need on huvitavad lood, aga kuna ma olen ise need läbi käinud, ma olen neid nüüd tagantjärgi uuesti mõelnud nende peale või pilte vaadanud. Rääkinud sõpradele perele ja siis ma räägin võib-olla siin podcastis, räägime siin 1,5 tundi seda ja siis me lõpetame podcasti ära, mõtleme, et ei, no tegelikult oli nagu tore episood, aga siis hakkad mõtlema, et kas oli ikka nagu piisavalt põnev, et nagu podcasti episood sellest teha. Ja tuleb välja, et tegelikult on põnev teistele, aga ongi see, et sa ise oled ju seda mitu korda rääkinud ja ise sa oled selle üle elanud, et siis võib-olla ei ole nii huvitav. Siis ma ütlen, et see konkreetne formaat oli mulle ka huvitav, sest ma ka ei tea, mis sealt tuleb on ja siis me saame mõelda ja ma arvan, et see toob võib-olla ka väga palju tegelikult, see avab meid inimestena, et kuidas me mingites olukordades käitume või käituks siis on ja või mis me arvame, et tegelikult lõpuks on inimesi nii palju erinevaid, me oleme sellest ammu rääkinud väga palju kordi, et inimesed on erinevad, inimestel on erinevad soovid, tahtmised, piirid on ja samamoodi tegelikult ka minu jaoks kõige nagu haigem avastus, mis on mingi, ma ei tea, viimaste aastate teema, on see, et meil on keel, meil on sõnad, aga meil on sõnadel erinevad tähendused. Absoluutselt. Et see, mis on sinu jaoks rikas inimene, ei pruugi olla minu jaoks rikas inimene. Ja puhtalt, kui me juba mõtleme värvide peale, siis me ju vaidleme, on ja kelle jaoks on lilla sinine ja sinine lilla ja mingid sellised asjad, aga me reaalselt nagu räägime päriselt tähendustest. Et mis on kellegi jaoks hoolimine, siis sellel võib olla igal ühel oma mingisugune tähendus tegelikult. Absoluutselt. Nii et siis ma arvan, et see on siuke huvitav, kus võib-olla nagu avab rohkem meid ja kindlasti ongi siis, kui mõni kuulaja mingi tal on täiega sama või siis ta arvab täiega vastupidi, on ja, et siis see kuidagi paneb need lood. Hea koht, kus diskussiooni alustada ka. Jah, nii et ka head lood, mis ise kuulad, siis saad kaasa mõelda, on ja, et kas et kuhu leeri sa lähed, vähemalt siiani praegu, kui me seal boonuses tegime,
no me siis olime samal lehel. vaidlema me ei jõudnud. Jah, Me olime sama tulpa läksime samas leeris. samas leeris, jah. Jah, nii et vaatame, kuidas tänaste loodega läheb ja nende lugudega on niimoodi, et mina olen need välja valinud selles mõttes, et ma olen pealkirja läbi lugenud. Ja ma ei tahtnud nagu kõike läbi lugeda, muidu ma tean, mis juhtuma hakkab, eks ole. Et ikkagi saate nii-öelda ausa reaktsiooni meie mõlema poolt. Ja teiseks, et oleks teil lihtsam kuulata, siis muidugi need originaalis kõik need lood on inglise keeles, ehk siis me oleme vana hea produtsent AI-l lasknud need ära tõlkida, nii et vahepeal, kui selline grammatika või kuidagi lauseehitus natukene lonkab, siis see on siis arvatavasti meie produtsendi härra või proua, ma ei tea, kuidas me ta kutsume, on väikest jama teinud meile. Nii et, aga vaatame. Brenda, kas sa tahad meile lugeda esimese ja kõik lood siis tulevad sellisest subredditist nagu Kas ma reageerin üle? Ehk siis me loeme ette, mis olukord oli ja siis me seda ei rääkinud. Seda me vist ei rääkinud, jah. Et me arutame siis selle üle, et kas see, mida see inimene tegi selles olukorras, kas ta reageeris üle või ta reageeris täpselt nii, nagu peab selles olukorras, või siis isegi on alareageerimist võimalik, me saime boonusepisoodis aru, et osades asjades meie oleksime tahtnud veel rohkem munki võib-olla juurde keerata. Nii et jah. Ja no eks see on ju varieeruv, on ju, kuidas keegi mingis olukorras käitub, mis ta arvab sellest, on ju. Just. Et jah. No nii. Ei, sinu formaat, sina loe esimesena. Mina loen esimesena, no nii. Kas ma reageerin üle, et olin haavunud, kui mu mees vaatas mind tuimestusest ärgates täieliku vastikusega? Eile tehti mu mehele väike operatsioon. Midagi eluohtlikku ega väga tõsisse ei olnud. Enne operatsiooni naljatasime, kuidas on netis videoid meestest, kes ärkavad narkoosist ja vaatavad oma naisi täiesti armunud ja sulavate silmadega. Ta tahtis, et ma ka teda filmiksin, et jäädustada tema reaktsiooni. Kui ta ärkama hakkas, võtsin telefoni välja ja panin salvestama. Ta vaatas mind ja ei tundnud mind alguses ära. Ta küsis, kes ma olen ja kui ma vastasin, et olen tema naine, siis ta krimpsutas huuli ja vaatas mind täieliku vastikusega. Ta isegi ütles, Ma lõpetasin salvestamise ja istusin lihtsalt vaikides, kuni ta vahel ärkas ja uuesti ära vajus. Kui me koju jõudsime ja ta mugavalt ära sättisin, lukustasin end vannituppa ja nutsin. Kas see ongi see, mida ta tegelikult tunneb? Kas ma olen talle vastik? Kas see oli tema päris reaktsioon? Nüüd ma mõtlen juba kogu meie suhte üle. Kas ta lihtsalt leppis minuga? Need mõtted teevad nii haiget. Täna küsis ta, kas sa pidid näha ja ma valetasin, et unustasin selle üldse filmida. Oota, siin on mingi värk. Nii lõppeski. Okay. Ma mõtlesin, et mul ei jupp puudu, aga lõpp oligi, ma loen viimase lause uuesti. Täna küsis ta, kas saab videot näha ja ma valetasin, et unustasin selle üldse filmida. Ehk siis jah, lugu selline, et peaks ütlema, et üldse ei paku pinget. Jah. Nagu mul ei teki, kui me boonusesse mõtlesin, siis mul seal tekkis need hetked, et issand, et see oli ikka räme sitab ja see tüüp, kes niimoodi tegi või mingisugused lood, siis see oli siuke jah, ikkagi no ma ütlen niimoodi selle loo peale. Selle looga on niimoodi, et narkootikumid on narkootikumid ikkagi, eks ole. Et kas need on legaalsed või illegaalsed, et jah, ma siis, et jah, ei olnud nagu, et keegi otseselt ei teinud midagi siin loos, on ju. Et jah, see mees tegi, on ju, aga nii, et mehe peal ma süüd ei näe. Et mees lihtsalt ärkas narkoosist ja see, mis ta tegi või ei teinud, mina ütlen, et see ei ole tema vastutada. Ma ei saa ka aru päris täpselt, et millest praegu küsimus on. Võib-olla sellega ongi, et see kuidagi nagu et ta vaatas vastikusega oma naist, kui ta ärkas narkoosist. Ja millest küsimus on? Miks ta seda sinna kirjutab? Et kas ta reageeris üle, et ta läks vetsu ja nuttis ja nüüd kahtleb kogu oma suhtes selle pärast? Okei. Mina arvan, et see on natukene üle reageerimine. Selles mõttes, et kõik inimesed võivad tunda seda, mida nad tahavad. See on nagu... Ja tihti nad ei taha seda tunda, mida nad tunnevad. Jah, et see nii nagu on, aga mina ei näeks mitte midagi, et kui sina vaataksid vastikusega mind, kui sa ärkad
operatsioonist, siis mina ei arvaks, et see on see, mida sina arvad. Ja ma arvan, et Ja minu arust on vale asi öelda talle, et ta unustas filmida. täpselt sama. Minu Ma arust- oleks ka sinna nagu jõudnud, et sorry, tahad lõpetada? Ei, see oligi mu point. Et esiteks nagu kui jah, see siin episoodis küll on esimene lugu, aga me tegime ennem just boonussisu, et siis seal olid nagu mingid lood, mis tõmbasid täiega käima, vaata. Siis see nagu kuidagi jättis mind natukene ükskõikseks ja üldse nagu mitte, ma saan sellest naisest aru. Ma saan aru, et temas võivad sellised tunded tekkida ja nagu inimlikkuse mõttes on ju, et nagu just enne seda vaadati videosid, naerdi koos, vaata nii armunud näoga ja nüüd minu mees vaatab mind niimoodi, on ju. Mina arvan, et see on nagu, see on nii süvitsi selles mõttes, et ta reageeris üle, on jällegi vale öelda, et ma arvan, et ta reageeris selles olukorras täpselt nii, nagu ta tundis. Ja sealt ilmselt tuleb mängu see, mis suhe nendel kahel inimesel on. Tõsi. Ehk siis, kui sa oled, võib-olla ei ole maailma kõige kindlam oma suhtes ja võib-olla kui sul on vaja seda kinnitust oma mehe poolt, et sa oled tahetud, et teil on kõik hästi ja kui sa ei ole nagu selles samal levelil, siis võib-olla võib tekkida see situatsioon, et see on ju märk, mis sinu jaoks iga pisidetail, mis võib haavata teie suhet, et kui see haavab justkui sinu suhet või ebakindlust, et siis see ei ole ülereageerimine. Ta tundis niimoodi, ta läks vetsu, ta nutis, aga see, et ta kustutas video ära ja ütles, et ta ei teinud videot või mis seal täpselt juhtus selle video, ta valetas põhimõtteliselt, et minu meelest see on vale, et mina nagu, kui ma oleksin tolles olukorras siis haavatav ja niimoodi käitunud, siis ma oleksin hiljem läinud ja öelnud, et näed, see video oli selline, sa pani mind niimoodi tundma, ma käisin vetsus nutmas selle pärast, et ma saan aru, et sa ei ole vastutav tegelikult, sellel mehel on 0 süüd, nagu ta oli reaalselt narkolaksual. Ongi see, et ma ei süüdista sind, aga see on lihtsalt see, mis see pani mind tundma. Jah, et see on nagu kuidagi see, kuidas mina läheneksin asjale, et see, kui sellised tunded tulevad alguses ülesse, siis tõesti me ei saa seda kõike kontrollida, et ju see mingil põhjusel tuleb, võib-olla siis ongi suhe natukene mingid ebakindlused seal on või mingi probleem seal nagu, siuke asi ei tule lambist, vaata, et see suhe ei saa olla nagu 100% tugev, nagu et see võib tugev suhe olla, aga seal peab olema mingi jamps, et see naine niimoodi tunneb, et tal oli järelikult seda mingit kinnitust vaja, et selline asi teda haavab, on ju. Et siis ongi, et ma ei ütle, et ta reageeris üle sellega, et ta nutis ja see tekitas temast selliseid tundeid, ma saan sellest täiega hästi aru, aga ma mõtlen, et üritan ennast sinna olukorda panna, siis pärast ma oleksin tulnud ja rääkinud sulle, et kuuled, et vot, sina ei ole selles süüdi, aga ma lihtsalt räägin sulle, kuidas ma ennast tundsin, ja huvitav, miks, ja siis me võib-olla koos jõuame sinnani, miks me niimoodi tundsin ja et miks mul seda kinnitust siis oli vaja, et sa vaatasid hoopis mind niimoodi. Nii et see naine valetas, ei ole okei. Ja mehel ma ei näe nagu mitte mingit nagu tüüp oli laksual lihtsalt. Mees ei olnud isegi nagu situatsioonis. Ja, nii et võt. Selline hoopis tagurpidi lugu kuidagi. Aga siit vist võib-olla tuleb ka see mängu vaata, et kui palju inimesi tegelikult nagu omavahel tegelikult siukest asju räägivad, vaata. Et ma saan aru, et vist väga paljud inimesed ei räägi paari suhtes sellised asju, et ma mingis olukorras tundsin nii ja ma saan aru, et mina vastutan oma tunnete eest ise, on ju, et kas sinul oli seal mingisugune roll või mitte, siis see süü, lõpuks mina ju vastutan oma tunnete eest. Ja siis me saame nagu koos arutleda, et miks ma niimoodi võisin tunda, et kas sellel oli nagu mingi tõepõhi, kas seal oli midagi seotud meie situatsioonis, meie suhtes, või äkki seal on üldse minu mingi eelmiste suhete ja traumad ja teemad, vaata. Ehk siis või vana hea lapsepõlv, ongi, mis iganes traumad. Et see võis trigerdada hoopis mingisugust kolmandat asja ja vot, ma võtan selle tagasi, et see ei pruukinud olla nende suhtega seoses, on ju, et nende suhe võib olla väga tugev ja tegelikult ei olegi nii-öelda haavatav, aga et seal võivad olla mingid vanad teemad, aga siis nagu minu silmis ikkagi siuke sünkroonis ja superhea suhe on see, kus räägitakse sellistest asjadest oma vahel. No mina ütleks ka lõpetuseks, et jah, see, et nutma läks, see selleks on ju, aga see, et ta videot ei näidanud, see oli nagu ülereageerimine minu arvates. Jah,
et ta kustutas selle ära ka Jah. vist või? Ma Ma ei oleks tea, kas ta ikka nagu kustutas ära, näidanud jah. ja rääkinud sellest või Muidugi. siis lõpuks ise naernud selle Jah. üle või noh. Just, mina arvan ka, et nad oleks sellest rääkinud ja siis see mees oleks naerma hakanud, kui lolli nägu ta teeb ja, Jah, ja siis nad naljakas oleks on. mõlemad naernud, eks ole. Jah, et see oleks võinud ka niipidi ma minna. arvan, et see oleks saanud palju positiivsema spinni lõpuks panna, nii et võt, Mhm. selline lugu. Kas ma reageerisin üle, et lahkusin, kui mu poiss ütles mu tütrele, sul on kole nägu? Ma eeldan, et siis poissõber. Okei. Ja siin on siis suhe. Ahah. Minu poissõber, 39-aastane mees ja mina 32-aastane naine. Võtsime mu 2 väikest last pärast tänupüha pikaks nädalavahetuseks väikesele reisile. Oleme koos olnud peaaegu 3 aastat, aga oleme alles hiljuti hakanud mu lapsi rohkem oma ühisesse ellu kaasama. Kogu nädalavahetuse jooksul, kui ta mu koolieelikus tütart autosse kinnitas, ütles ta talle, tõmba oma paks kõht sisse. Nüüd ütleb mu tütar ise, et tal on paks kõht. Ja see ei tee mind absoluutselt õnnelikuks. Aga mis veel hullem? Pühapäeva hommikul meie reisi lõpus kummardus mu poissõber mu tütre poole ja ütles talle midagi näo lähedal. Mu tütar vastas, midagi haiseb ja kattis oma nina. Ma itsitasin, ütlesin talle, ma arvan, et ta ütleb sulle, et sul on hommiku hingus. Ja hommiku hingeõhk sartast ja Aha. no pole hambaid pesnud tead võib-olla. Ta vaatas mu tütrele otsa ja ütles, sul on kole nägu ja sellepärast ongi sul vaja meiki kanda. See ei ole nagu naljakas, aga see on nagu tragikomöödiline lihtsalt nagu, et mis Okei. asja, mis mõttes? Ma olin šokeeritud ja täielikult endast väljas. Ma pakkisin rahulikult meie asjad ja ütlesin talle, et me lastega võtame hommikusöögi tee pealt. Selle asemel, et temaga koos süüa. Ma ei karjunud, ei ropendanud, ei tülitsenud, ei loopinud midagi. Lihtsalt pakkisin ja lahkusin. Päris hea. Väga aus. Tema on vihane, et ma lahkusin ilma temaga enne rääkimata. Samas kui minu meelest polnud võimalik pidada produktiivset täiskasvanulikku vestlust, kui lapsed olid samas hotellitoas ja mina olin nii haavunud. Jah, ta pani reisi nimel palju energiat, aga ta ületas minu jaoks sellega väga selge piiri. Üks asi on teha mingeid kommentaare minu pihta, teine asi on suunata need mu lapse pihta. Olen talle selgitanud, et olen tütardele rääkinud, et oleme ilusad ka ilma meigita ja et meiki paneme vahel lihtsalt pidulikuma tunde pärast. Ta nägi seda juttu ka oma silmaga samal nädalavahetusel, kui me end valmis sättisime. Nii, siit läheb veel edasi, juba pikk kiri. Me oleme juba nii plaaninud eraldi koju sõita ja meil polnud hommikusöögi kokkulepet, seega ma ei jätnud teda mingisse segadusse. Praeguseks on juhtunust rohkem kui 24 tundi ja ta pole ikka veel vabandanud. Ta süüdistab mind, et ma lahkusin ja reageerisin üle, sest mul on väidetavalt ebakindlused. Nii et, kas ma reageerisin üle, et see kommentaar mind nii haavas ja et ma lahkusin? No ma ütlen lühidalt, ei reageerinud üle selles mõttes. Mina ütleks jälle, või nagu topelt laks vaata selles mõttes, et mina ütleksin, et ta reageeris mingil mõttes nagu alareageeris. Alareageeris, jah. Aga samas see on nagu, see Väga on ausalt. see on siuke boss move, vaata. Jah. Sa ei karju, sa ei sõima, lihtsalt asjad autosse, minekut, Et alguses ma mõtlesin ka, ma oli nagu, see osa ei, lõpus seal seletati ära, aga ma alguses olin mingi, et oota, sa panid asjad autosse ja sõitsid lastega minema, et Kust? ta rääkis, et nad olid puhkusel, on ju, aga siis ma olin ka, et see võib olla küll natukene ülereageerimine, et nüüd see mees jäi nüüd, ma ei tea kuhu, puhkusele ilma autota. Mingi ala Eestis Türki vaata. Ja, nüüd ta on kuskil, et siis ma olin, aga tundub, et neil oli 2 autot ja ei olnud mingit probleemi. Ehk siis plaan oli see tegelikult neil ju, et nad mõlemad, neil ei olnud hommikusöögi plaane ja mõlemad pididki oma autoga siis ära koju sõitma või kuhu iganes. Just, nii et ta lihtsalt tegi seda kiiremini. Et mis see lause üldse oli, et su nägu on nii kole ja sellepärast sa peadki meiki kandma. Meiki kandma. Vaata, ma saan aru, et ütles ka mingid naljad ja kommentaarid, et see sõltub, vaata, inimestel on veider huumori, meel mingid asjad. Ja seda esimest, nagu see esimene kommentaar,
nagu see paksu kõhu kommentaar, vaata. Tõmba oma paks sisse. Seda ma isegi näen nagu siukse, noh, see on ka nagu, see on väga siuke, see ei ole hea asi, mida lapsele öelda, aga noh, ma näen seda, et see võib olla kuidagi siuke natukene nagu armastavalt või kuidagi paned seda vööd peale. Kuule, tõmba oma punu sisse. Jah, on ju, kuidagi, aga no seda teist lauset sa ei saa kuidagi isegi. No teine on lihtsalt õelalt tehtud ja me räägime siin 30+ meesterahvast. No peaaegu 40. Peaaegu, 39 oli vist või? 40-aastane meesterahvas. Siis ma ei näe, et see kuidagi ei oleks nagu ühesõnaga, ta reageeris nii õigesti, kui ta sai reageerida ja sealt nagu mina isiklikult, jällegi, mul ei ole lapsi, ma ei saa selles mõttes nagu paralleeli tuua, aga kui juba nagu minuga endaga niimoodi käitutaks, siis ma ei näe selle inimesega enam mitte mingisugust tulevikku, rääkimata minu lastele sellist asja öelda ja nagu ja mul on siuke tunne, vähemalt nii palju, kui meil seda infot on, et siis see mees sai väga hästi aru, mida ta valesti tegi, sellepärast, et miks ta ei lase nagu ta pidi oma asjad võtma, minema niikuinii, miks ta nagu on mingi, ehk siis saad aru, et sa nagu tõmbad tüli ülesse tema suunas, kuigi tegelikult ta teab, et probleem oli temas. Hakkab ohvrit mängima, vaata, nüüd sa läksid minema. Läksid ära, me ei rääkinud, miks me hommikut ei söönud, mingi aga see mees teeb väga hästi, arvatavasti, et tema tegi vale lükke, aga nüüd ta üritab pöörata seda teistpidi selle naise süüks, et sa pakkisid asjad ja tõmbasid minema niisama lambist blablabla. Ehk siis üritab seda nii-öelda pöörata naise süüks. Üritab ennast ohvriks teha, jah. Aga nagu ma seal eelmise, mingi lugu oli veel sama, mitte sama, aga ka kuidagi niimoodi seotud mees ja laste ja kõige sellega, siis jällegi nagu jorsna. 40-aastane meesterahvas käitub niimoodi lapsega, naisterahvaga, üldse kellegiga. Jah, ei no see ongi, see on täielik austuse puudumine ja et ma jah, kuidas see naine peaks seda üldse atraktiivsena veel nägema seda meest, ma ei kujuta ette. Ja nagu ongi, vaata vahest võib juhtuda niimoodi, vahest üritad nagu, eriti kui oledki siuke mingi lõõpija või naljategija, et kõik naljad ei lähe pihta, on ju. No tuleb loll nali. Tuleb loll nali, jah. Ja kas ongi, et sorry, ma nagu üritasin midagi naljakat öelda, aga ütlesin nagu täieliku fopa välja lihtsalt, on ju, minu paha. Aga... Ja sealt olekski siis, oleks täpselt see sama olukord olnud sinnani, kuniks see naine pakib asju värki särki ja siis see mees on mingi kuule päriselt nagu ülilollisti kukkus välja, palun vabandust, läheks räägiks selle lapsega ja nii edasi, on ju, et ma tõesti tegin nagu, tahtsin nalja teha, kukkus valesti välja. Kui see lugu oleks sealt lõppenud, ma ei tea, poleks midagi hullult, aga see, et ta ei näinud, et ta oleks midagi valesti teinud, ta ei öelnud, et ta tegi nalja või mingit asja ja ta pöörab praegu teistpidi tüli ülesse, ehk siis sitapeana. Ilge sitapeana ikka. Kõik. Ja... Mulle reageering meeldis. Jah, ma seda tahtsin ka öelda. Kõige parem reageering, mis saab olla üldse. Ta ei hakanud sealt mitte midagi tegema, ta võttis, nagu ongi selline, kes austab ennast enda lapsi, ma võtan oma asjad nägemist, vaata. Tšau baka ja... ei hakanud, ja täpselt vaata ongi, et sa ei hakka seal laste ees ju, mis mõttes sa ütlesid mu tütrele niimoodi ja siis kui siuke inimene ütleb sellist asja, sul pole õrna aimugi, mis ta vastab ja mida need lapsed võivad siis veel kuulda. Nii et ülimõistlik, et ta ei läinud sinna. Jah, absoluutselt. Kõva, tubli naine. Nii, võtame järgmise loo ette. Kas ma reageerisin üle, et karjusin oma õe peale pärast seda, kui ta hävitas mu lapse jõulukingitused, sest me ei tee piisavalt heategevust? Kas ma pean selle pealkirja uuesti korra lugema? Jaa. Kas ma reageerisin, sest siin pealkirjas on päris palju juba, eks ole. Kas ma reageerisin üle, et karjusin oma õe peale pärast seda, kui ta hävitas mu lapse jõulukingitused, sest me ei tee piisavalt heategevust. Okei. Nii. Mulle hakkab siin tundub, kas me oleme väga dramaatilised inimesed, sest kõik, mis me loeme, meil ei ole ühtegi sellised, mõttetu reageering või nagu selles mõttes, et reageeris üle. Okei, see esimene vist tegelikult veits oli. Jah. Aga muidu on nagu kõik veel siuksed, okei, nii. Tere kõigile. Mina, 30-aastane naisterahvas,
Ja mul on 18-kuune poeg, kes sel aasta lõpuks hakkab jõulude kontseptsioonist aru saama. Oota, kui vana naine? 30. Ja ta on siis 1,5-aastane poeg, kes sel aastal lõpuks hakkab jõulude kontseptsioonist aru saama. Ma olin, sulgudes tunnistan ausalt, väga elevil ja läksin natuke liiale. Kulutasin umbes $200 erinevatele kinkidele, mida tal oleks põnev lahti pakkida. Hoidsin kingitusi külaliste toas peidetuna, kuhu ta ei pääse, et need hiljem ära pakkida. Mu õde, 39-aastane naine, tuli meile pereõhtusöögile ja rääkis, et nende pere otsustas sel aastal kingitusi mitte teha. Nad annetavad selle raha mingisugusele Angel Tree heategevusele. Ütlesin, et see on suurepärane mõte ja et tore nende poolt. Ta täpsustas, et me ei saa neilt kingitusi, ma ütlesin, et me ei taha ega vaja nagunii midagi. Siis küsis ta, kas meie annetame midagi. Selgitasin, et oleme juba 2 jutumärkides inglit sel kuul teinud ja tõenäoliselt teeme 2 veel. Ma ei tea, mis see tähendab. No, on igasugused ingli need annetused ja asjad, mingid programmid võivad olla. Okay. Ja suure tõenäosusega kõik need jutud tulevad USA-st. Et me ei teagi. Ja. No mingisugune mingi väike annetus. On teinud annetusi, jah. Pärast õhtusööki tuli ta teemaga uuesti tagasi ja küsis, kas me loobuks ka perekingitustest ja keskenduks heategevusele. Ütlesin, et me juba ostsime pojale kingitused ja arvasin, et see vestlus on läbi. Ta jäi vait ja läks ennast pesema. Kui ta tagasi tuli, lahkus ta üsna kiiresti. Läksin külaliste tuppa midagi võtma ja astusin sisse täielikku hävingusse. Kõik kingid olid kas katki, puruks rebitud ja osa riided olid lõhki kisutud. Ma olin šokis. Helistasin talle kohe. Ta karjus mulle telefoni, et me ei tee piisavalt heategevust ja et selle raha peaksime hoopis annetama, mitte kinke tagasi ostma. See lõppes suure tüliga ja ma katkestasin kõne. Pere on 50-50 pooleks. Mõned ütlevad, et ta tahtis lihtsalt aidata teisi, teised on šokeeritud, eriti isa ja mu teised õed ja vennad. Kinkide uuesti ostmine oleks küll pingeline, aga võimalik. Aga kas see on seda kõike väärt? No siin on, nad on, et ta on hiljem siis lisanud vastused korduvatele küsimustele lisainfot. Kas me tahame seda lisainfot? See ka siis juba. No kuulame lisainfoga ära. Ma pean lihtsalt vahel ütlema, ma olen täiesti šokis. Kahjuks on see lugu päriselt. Mu õde on aastate jooksul palju jamasid korraldanud, aga mitte midagi füüsilist kuni tänaseni. Mida rohkem ma sellele mõtlen, seda absurdsem see tundub. Ma olen varem tema käitumise välja kannatanud, aga kuna nüüd oli mu laps kaasatud, ma enam ei saa. Ma olen 4. kuud rase ja püüdsin vältida stressi, seega tahtsin alguses lihtsalt kingid uuesti osta. Kuni sain aru, et sellest poleks mingit kasu. Kuidas ta teadis, et kingid olid külaliste tuppa pandud? Sest ma ise ütlesin talle, kui ta küsis. Jah, tagantjärgi vaadates polnud see mu parim otsus. Tal on mao ja sapi probleemid, seega pere õhtusöökidel läheb ta tihti 20-45 minutiks tualetti. See ei tundunud siis kahtlane. Külaliste vannituba on külaliste tuppa kõige lähemal. Isa ja mu teised õed ja vennad on minuga ühel meelel, et see on täiesti vale. Nõod on pooleks, onud, tädid ja vanavanemad tahavad, et ma lihtsalt laseks lahti, sest meie peres on nii kombeks tülid ära siluda. Mina ja mu abikaasa teeme aastas 3-7 inglit. Me pole sellest kunagi suurt numbrit teinud. Kui ta küsis, siis tundus, et see häiris teda. Ta ütles isegi, et see on imelik, et me valime pigem teismeliste soovid. Mu õde oli ainus laps kuni 9. eluaastani ja teda poputati tugevalt. Tundub, et seda jätkatakse siiani. Kas tal on vaimse terviseprobleeme? Ta on alati olnud kontrolliv ja plaanija, stressi all plahvatab sõnadega, mitte füüsiliselt. Ma tõstatasin teema teisele õele ja ta ütles, et on ka ise pikalt kahtlustanud, et midagi võib olla. No nii, siuke lugu. 1,5-aastase lapse jälle 39, tundub, et 39-aastastega on mingisugune probleem täna. Tõmbas kõik kingitused katki. No siin on, Saiko ju. No siin on tugevad vaimsed probleemid. No. Siin ei ole isegi küsimus, kas tal on vaimsed probleemid. Ei no see ei ole kuskilt otsast normaalne. Nagu arva, mida sa tahad. Tee palju heategevust sa tahad. Ja heategevus on väga tore ja seda tore teha aastaringselt. Mitte ainult jõuludel ja nii edasi. Ja väga tore, et inimesed just jõuludel sellega rohkem tegelevad. Just. Ja iga pere otsustab ise, kuidas ja kuhu nad oma raha paigutavad. Ja see on nagu tore mõte ka minna kellegi juurde öelda, et oi, meie oleme teinud sõpradega niimoodi on ja, et me ei tee oma vahel kinke, vaid me panimegi igaüks pani loosi kaussi siis mingi koha, kuhu talle meeldiks annetada
ja siis me jõuluõhtusöögil tõmbasime kõik sealt omale ühe sedeli ja annetasime sinna raha. Väga tore ja neid variante on nagu erinevaid, mida kõike miljon asja, mida sa võid teha, aga sa ei pea nagu, jah, et meie ka see aasta omavahel kinke ei tee on ja noh, midagi nipet-näpet, aga ja noh, see on nagu tore mõte, mida jagada oma lähedastega on ja me mõtlesime, et meil pole midagi vaja, me kinke ei tee, isegi kui sul on lapsed sellega kaasatud, minu meelest ka nagu, kui on juba veits vanemad lapsed on ja, et siis ongi see, et tead, et seda nagu võib-olla lastele ka natukene õpetada on ja, et kuulge, et meil on kõik olemas, meil pole midagi vaja, kui midagi vaja olnud, me oleme alati ostnud, jõulud tulemas, äkki teeme see jõul niimoodi, et et igaüks saab valida omale lemmiku koha, et kui ongi mõnele lapsele väga meeldivad loomad, saab loomade varjupaika annetada ja nii edasi, et see on niisugune nagu tore asi, tore mõte, mida teha oma perega ja mida sa võid siis minna oma õele ka rääkida. Aga see on, sealt see ka piirdub, seal jookseb piir. Sinnamaani oli lugu, oli väga okei. Ja siit jookseb piir ja kõik. Pereõhtusöök ütled, et meie see aasta kinke ei tee, et kas te olete ka kunagi selle peale mõelnud? Kõik. Ja siis sa saad sellest arutada, kõik. Ja siit saab jutt läbi, kõik. Rohkem pole midagi. Aga siit ei saanud jutt läbi. Aga siit ei saanud jutt läbi. Nii et ega siin nagu selles mõttes ma ei kujuta ette. Noh, jälle sa ei saa nagu otseselt valid, nagu et minu jaoks ma ei suhtleks selle inimesega, see inimene ei tuleks enam minu koju. Aga siis on nagu küsimus, et et ta on tõesti pereliige on ja, aga kas see inimene tuleks ka tulevikus minu koju? Ei, kui me peame mu vanaema juurde minema või kuhu iganes seal kokku saama, noh siis saame viisakuse piirides hakkama, aga kas ma nüüd temaga oma asju jagaks, mida ma oma pojale või tütrele sünnipäevaks või jõuludeks ostsin? Ei. Küsimus on ju lihtsalt mõttekoht. Kas on liiga nagu sellepärast ikkagi nagu reaalselt inimene hävitas füüsilist vara, otseselt on ju? Kas politsei on nagu liiga crazy või? No jällegi, kas see on väärt seda või? No võt, ma ei tea ka. Minu jaoks ei ole see rahasumma väärt seda, et reaalselt ma hakkan sellega tegelema. See läheb kismaks, kui inimene nagu pärast näeb minu 2-aastast last, otsin talle uue kombeka, läheb lapse sellest ära tirima seda. No jah, aga see inimene ei tulegi enam mitte kunagi minu koju. Tal ei ole sinna põhjust tulla, ma ei suhtle temaga, sest ei saa ka minu lapse ligi suures pildis. Et nagu, kui inimene hävitab ära sinu raske töö ja vaeva ja raha eest ostetud kingitused sinu lapsele lambist, tegelikult täiesti tühja koha pealt. Siis sellel inimesel ei ole kõik okei, et et ta on su õde, võib-olla tal ongi vaja mingisugust vaimset abi, et võib-olla siis aidata teda sellega, aga seni kuni ta justkui käitub niimoodi, ma ei näe, et ma saaks sellise inimesega kuidagi suhelda või vähemalt nii paljugi, et see inimene ei tuleks minu koju kunagi. No seda ma ikka valin, kes minu koju tuleb, vaata. No see on ikka väga haige, mis nagu... Aga kas ma mingi politseiga viitsiks jamada? No kui keegi seda minu eest teeks võib-olla, aga jällegi vaata see, kui ma lugesin selle pealkirja ette, siis minu peas juhtus enam-vähem kuidagi niimoodi, et enam-vähem, tõmba selle saikoks ära, ikka saiko ikka, aga näiteks ongi jagatakse kinke ja siis nagu ta ütles ka, et ostis päris nagu mitu kinki, on ju, et oligi see nagu Austraalias meil on ka, on jõuluhommik, jagatakse kinke ja siis ma ei tea, laps saab juba 6. kingi, on ju, 1,5-aastane laps siis flippas ära, on ju, viimase kingi mingi astus peale, vaata. Aga see, et ta läks salaja külaliste tuppa kinke rappima, väga haige, väga-väga haige. Nii et ta ei reageerinud üle ja ma saan aru, et sellel nagu mingit olukorra lahendust ei olnudki, vaid seal oligi lihtsalt siin on uuendus on ka, ma uuendust kohe ei lugenud, et saaks nagu arutada. Okay. Nii et me võime... No loe siis uuendus ka. Ma loodan, et see ei ole sama pikk. Ei. Okay. Uuendus. Iga kommentaar pani minu ja mu mehe ja mind palju mõtlema ja me oleme teile väga tänulikud. Ainus sõnum, mille oma õelt tagasi sain, oli fuck you. Seega otsustasime teha politsei raporti selle asemel, et temaga jõuga kahjude hüvitamist nõuda.
kohtut me veel ei kaalu. Ma ei tea, kas see summa väärib seda jama ausalt ja ma ei tea, kas ma tahan teda üldse veel näha. Lisaks isale ja mõnele õele ja vennale ja ühele onule olen otsustanud ülejäänud perega kontakti katkestada. Leidsin endale terapeudi, kelle juures hakkan jaanuari lõpus minema. Mul on väga karm äratus selle kohta, milline meie peredünaamika tegelikult on ja ma olen korraga hirmul ja elevil seda teekonda alustama. Mu lähim pere arvab, et mu õel võivad olla vaimse tervise probleemid ilmselgelt ja kui see nii on, loodan, et ta saabki abi. Aga päeva lõpuks on mul enda pere, kelle eest ma vastutan. Aitäh veel kord kõigile ja häid pühi. Aus, ma olen tema poolt. Oot, crazy'na. Ei no ma saan aru, et inimestel võib juhtuda igasugu asju ja sinu lähedastel ja nii edasi ja kui ongi abi vaja, siis selles mõttes, lähetegi, ongi vaja abi sellel õel, siis vaimset abi või midagi, siis aitadki võib-olla teil terapeudi ka välja otsida või mis iganes. Aga nagu, ühesõnaga. Aga saikoõde on saikoõde. Tema on oma paadis. Aga sest ülejäänud pere, muidugi, ma ei saa ka, muidugi, aga me teavad jälle teist poolt. Meie loeme 2 lõiku on ju ühelt inimeselt, et me ei tea aastate pikkust mingid peredünaamikaid ja asju, aga nagu, kuidas sa saad üldse selles olukorras öelda, et ei, kõik on chill, Ei, no oligi, vaata, ta ütles ka, et vist see teine pool, kes justkui ei olnud tema poolt, nii-öelda, ei olnud ju asi selles, et nad oleks olnud mingi nad on selle teise õe poolt, vaid neil oli see, et pühi vaib alla, nii nagu peres käivad asjad. Nii nagu asjad käivad. Pühkigi kõik pere, sinna vaib alla, istume kõik koos jõululaua taha ja oleme õnnelikud, vaata. Just, nii et jah. Aga ei, tore, et inimesed tegelevad endaga ja saavad abi, kuigi ma ei ole kindel, kas tema on see, kes abi vajab tolles situatsioonis, aga alati on hea, kui kõik inimesed enda vaimse tervisega tegelevad. Nii. Tundub, et tuleb midagi naljakat siit. Mul oli 2, ma läksin, mul on mingi kõik suhtelood, nii et ma ei tea, miks Hans mulle need pani. Nii, kas ma reageerin üle, et ei taha enam näha kutti, kes sõi minu ees toitu ilma mulle midagi pakkumata? Miks see nii naljakas oli, Hans? Ei tea, Nii. See vana meeste, naiste ja toidu teemad on alati siuke. Hängisin ühe kutiga, kellega olen umbes 2 nädalat kohtamas käinud. 10 minutit enne seda rääkisime, et võiks süüa midagi. Ta küsis, mida ma täna söönud olen. Ütlesin, et ainult hommikusööki. Kell oli umbes 7, mul olid hommikuks alates loengud ja praktikad järjest kuni kella 5. Okay. Kohe pärast seda ta avab Chapotle äpi otse minu ees ja lisab ostukorvi 2 kaussi enda jaoks. Me käime toidu ära toomas, tuleme tagasi ja ta hakkab kohe, capslokiga on kohe kirjas, kohe sööma. Ma olen täiesti kindel, et okei, teine kauss on ju mulle. Aga ei, ta sööb ja ütleb siis, nii, mida sina õhtusöögiks teed? Ma tean, et sa pole midagi söönud. Mul tekkis elu suurim ikk. Ma ei teagi, kas tahangi selle kutiga enam edasi suhelda. See tundub väikese asjana, aga räägib nagu väga palju. Punkt. Või on ta lihtsalt väga-väga halb sotsiaalsete signaalidega. Edit. Kas see on siis nagu lisa või? Kas ma loen selle? Võime lugeda küll. Ma lihtsalt tahan korra siia juurde. Minu arust, see on täpselt, see on see kõige ideaalsem lugu. Need on need lood, mida kui ma loen, siis ma mõtlen, ma tahaks seda sinuga rääkida. Sellepärast, et see ei ole, muidugi, kui su tuleb saikoõde ja lõhub kõik su 1,5-aastase lapse kingitused ära, vahet ei ole, kuidas sa reageerid, sa arvatavasti ei reageeri üle, sest et su õde on saiko. Aga see, kui mingi vend sööb sinu ees ja sulle süüa ei andnud või sinuga isegi arutanud seda, siis see on siuke, et aga sa täiskasvanud inimene, on ju, see on siuke koht, et siin me saame arutleda. See on nii, nii, et ma tahtsin vist seda öelda. Nii. Ja lisa siis. Raha pole siin üldse teema. Mul poleks olnud midagi selle vastu, kui oleksin iseenda eest maksnud. Ma lihtsalt ei ostnud endale midagi, sest ta ütles, et tellis 2 kannakaussi ja et ma tuleks temaga koos neile järele. Ma olin tema juures, vaatasime filmi, me olime 8 ja 9 ja kui ta hakkas, 20 ja 21 äkki siis kellaaega mõtleb siin on ja. Ja kui ta hakkas seda teist kaussi sööma, palusin tal mind koju viia. Update.
kirjutasin talle olukorrast ja ta vabandas hullult. Ta ütles, et ta ei saanud lihtsalt aru ja arvas, et kui mul oleks nälg, ma lihtsalt võtaksin ise toitu, mitte ei ootaks, et tema pakuks. Ta küsib nüüd, kuidas ta saaks mulle selle heastada, aga ausalt, ma ei taha talle isegi vastata enam. Ei, see on päris hea. See on päris hea. See on huvitav selles mõttes, et see ei ole nagu nii ühesuunaline. See ei ole, see on väga, see on väga hea. Nii, okei, lähme algusest, et ütleme siis niimoodi, et see mees teadis, 2 nädalat on deitimas käinud. See mees teadis, et 10 minutit enne seda rääkisime, et võiks süüa midagi. Nii nad rääkisid, et võiks midagi süüa. Yeah. Olid mehe juures. Ja mees veel küsis, et mis sa täna söönud oled. Ütles, et oli söönud ainult hommikusööki ja kell oli 7 õhtul. Mis tähendab, et ta oli nälgas. Okei, võib-olla mõistsid valesti, mis iganes ühesõnaga mees tõmbas äppi lahti, tellis 2 kanakaussi. Ma saan aru, et ütles ka seda talle. Ma tellisin 2, seal lõpupool oli, ma tellisin 2 kanakaussi, lämme järgi. Ja kutsus ta järgi ka, mitte ta jätnud teda sinna enda juurde või midagi. Ja nad käisid koos sellel 2 kanakausil järgi ka. Ja lisaks teine asi, mida meelde veel tuletada, et oleks siis see kõik siin veel. Oleks mingi, mul oleks nagu üks arvamus. Aga siit tuleb üks asi veel, mis on, et ta sööb ja ütleb siis, nii, mida sa õhtusöögiks teed? Esiteks nad olid selle kuti kodus, et järelikult ta ei tee õhtusöögiks ju midagi. Ma tean, et sa pole veel midagi söönud. No see võib olla tõlkevärk ka seal, eks ole, et võimalik ta küsida, et mis sa tellid või mis sa võtad või et aga jah, no see on lihtsalt, see on nii, see on mis asja vaata. See on nii huvitav, sest mul on jällegi see olukord kunagi olnud. Mis sa naerad? Päriselt või? Koos sinuga. Minuga? Mis asja? Oi, see on nii hea. Ma arvasin, et me oleme sellest ka kunagi rääkinud, aga tead, miks see nii hea? Ma hakkasingi selle pärast naerma, et kuulake nüüd seda. Ja ainuke asi, mida Hans ju neid kirju siia pannes, mida ta teab, mida ta luges, mille järgi ta need valis, oli pealkiri. Kas ma reageerin üle, et ei taha enam näha kutti, kes sõi minu eest toitu ilma mulle midagi pakkumata? Ja siis ma naersin ja siis naeris Hans. Ja siis ma küsisin Hansult, mis sa naerad? Siis ütles, lihtsalt huvitav. Mina arvasin, et sa naerad sellepärast, et meil on see olukord olnud. Mina ei mäleta absoluutselt sellist olukorda. Oh my god, kui hea see lihtsalt on. No kumba me siis lahkama hakkame? Ei, me lahkame seda kirja kõigepealt. Ma ei tea. Mina ütleks lõppkokkuvõttes, et see on nagu veider lugu läbi ja lõhki ja võib-olla mõlemad on mingil määral süüdi, aga ma pigem, kuna see kutt ikkagi küsis, mis ta sööb, ma ei tea, ma nagu, kui ma hakkan rääkima, et ma mõtlen ühtepidi, siis ma juba mu pea genereerib nagu vastu argumente ja kui ma nagu... Aga räägi sellest. Et kui ma mõtlen, et aga see kutt ju küsis, et mis tema siis sööb, kuigi no jah, kui sa ütled, et ma tellisin 2 kaussi, lähme järgi, siis tundub ilmselge. Aga siis ta hakkab kohe sööma ja siis küsib, et mis sa siis sööd ja sa oled, et ta on tema juures, ehk siis ja see, et sa nagu, minu jaoks on see nagu veider ja nüüd ma pean kõiki asju läbi mõtlema, mida ma räägin, sest võib-olla ma räägin endast sitta vaata, ma ei tea, mis situatsioon meil oli. Sa ise reaalselt ei mäleta. Me oleme hästi ammu, ma kunagi rääkisime sellest, jah. Vaat ei mäleta. Aga ma ei tea, jah. Et noh, see on juba tikmu, kui seal oli, et nad rääkisid õhtusöögist ja siis ta võttis äppi lahti ja tellis endale süüa. See on tikmu. Jah, mina läheks ka järgemööda, lähme järgemööda. Alustame sellest. Alguses kohe, et sa tellid endale süüa. Ja sa ei paku varianti. Jah, et kas sa tahad, et sa ütledki, mina tellin söögikohast A, kas sa tahad sealt midagi süüa? Just täpselt. Ja vaata siin ma saan aru, et vaata, kuna ta oli sinna lisanud mingid asju, siis arvatavasti oli mingid kommentaare tulnud, kus oli mingi, et miks tema peab sulle süüa ostma, sa võid ise ka oma söögi eest maksta, siis asi ei olnud selles. Ehk siis täpselt samamoodi selle äpiga. Loogiline, sina ostad ise oma toidu, mina ostan ise oma toidu, aga ma tellin sealt kohast,
ma ei tea, tasuta shipping või lihtsalt lihtsam, maksad mulle pärast, maksame koha peal, kui nad läksid ise sellele veel järgi, mis tähendab, et sa saad seal ka maksta eraldi oma toitu. Ehk siis igati loogiline ja see ei ole nagu vaata deitimise ajal või kohtamise ajal, vaid see käib ka nagu sõpradega minu meelest niimoodi, et kui me chillime koos täna siin kuskil ja ma tellin endale süüa, mul on kõht tühi, siis on ju loogiline, et kõik, kes minuga siin samas ruumis on, kas keegi tahab ka midagi. Ma tellin, lähme järgi vaata. Et see ei tähenda, et mina pean maksma või midagi suures pildis. Aga minu meelest jällegi siuke väga loogiline asi ja see ei pea olema nagu kohtamisel ainult. Jah, just. Jah, nii et alustame sellest. Aga okei, võib-olla noored on ju, kes võib-olla vanuseid ei ole, mis tähendab, see võib-olla noored, kes võib-olla ka mingid esimesed kohtingud, deitimised, võib-olla väga meeldib see inimene. Tead, alguses on see mingi kõik on nii hirmus ja nagu mõtled üle liiga palju ja nii edasi, siis ongi mingi, et võib-olla ta oli mingi, et no ma mõtlen lihtsalt selle mehe poole pealt, et võib-olla tema situatsioon oli see, et oh my god, millal sa söönud oled, viimati hommikusöögilt, davai, ma tellin 2 kanakaussi, äpp lahti, tellid ära, nii, lähme järgi, käidud, hullult meeldib ka see tüdruk on ju, ja siis hakkad kohe sööma, sest sul oli kõht tühi, ja sa tead, et selle tüdrukul oli ka kõht tühi, sest ütles, ta sai hommikul, aga siis sa näed, et see tüdruk ei võta seda kaussi, äkki ta ei tahtnud seda kanakaussi ja nüüd ma mõtlen, et oh my god, ma ei küsinud talt, talle ei meeldi võib-olla see kanakauss, ta võib-olla ei tahagi, okei, suva, ma ei hakka küsima talt, sest sa oled nii nagu, ta nii meeldib sulle, sa oled nii nagu ärevil sellest, sa ei julge küsida. Küsid, et aga mis asi suhtus õigus? Ja siis sa lihtsalt nagu, et küsida jah, et kas sa siis ei taha seda kanakaussi. Vaat selle nurga peale ma ei oleks vist kunagi ise mõelnud. No võt. Jaa, et nagu... Et ma mõtlen selle kuti poole, et ongi võib-olla nagu noored ja võib-olla ongi see nagu esimene see armastus nii suur ja elevus, et siis ei julge. Ja siis ongi, et sa nagu, vaatadki seda tüdrukut niimoodi nende, mis need on silmade asemel, südamed vaata, roosad südamed. Roosad pillid on ees. Ja siis ongi niimoodi, et sa mõtled, et okei, et sa tellid nagu jällegi tema jaoks loogiline, et ma tellin need mingid kanakaussid, sööme värk-särki, aga sa näed, et ta ei võta. Ja sa ei julge küsida ka, sest sa saad aru, et oh my god, ma ei küsinud talt, vaata. Et sa mõtlesid, et siuke mees, et nii, mina otsustasin, tellisin, nüüd on meil siin toit on ja sa ütlesid, sa sõid alles kell 7 hommikul või mis iganes ja siis sa saad nagu aru, et oh my god, sa võib-olla tegid valesti ja sa ei küsinud ja nüüd ta ei taha seda ja siis sa nagu küsidki, et mis sa siis tellid söögiks. Aga samal ajal et reaalselt ma nüüd üritasin nagu kuidagi mõelda välja selle mehe situatsiooni ja ma oskasin ka niimoodi mõelda, sellepärast et ma ise olen kunagi selles olukorras olnud ja arvake ära, kui palju ma mõtlesin sellele. Nii et ja naljakas on selle juures, et ma olen selles olukorras olnud inimesega, kes istub minu kõrval. Nii et võib-olla ma oskasin ka praegu sellepärast mõelda selle kuti külge, et see võis olla niimoodi. Nii et sa mõtlesid head minust. Jah. Ja ma mõtlen praegu. Ma nüüd tahan seda lugu kuulda juba nii. Ei, ma ei tea, et ma enne sellele mõtlesin, ma ütlesin, ma analüüsisin praegu käigu pealt selle, ma ei tea, kas ma kunagi selle niimoodi nagu välja mõtlesin, on ju. Et lihtsalt jah, aga olles mitte niimoodi siis mõelda, siis nagu reaalselt minna ainult selle tüdruku situatsiooni. No siis ikka veits veider vaata, et nagu me räägime sellest, siis on ju loogiline, et sa tellid süüa, siis sa pakud mulle ka. Aga kui ta tegi selle lükke, võib-olla ta teab, et ma söön seda kanakaussi või ma olen kunagi rääkinud sellest või äkki nad on kunagi söönud seda. Jah, sellepärast, et see on üks asi, mis jäi tegelikult seal segaseks küll, sest et ta ütles seal, et see kanakauss, et nad olid mõlemad talle, aga ta ei öelnud kunagi, et kas tema ütles, et need mõlemad olid talle. Jah, ja miks ta tellib 2 ühesugust kanakaussi ja mul küsimus? No ta vist lõpus ütles, et ta siis ikkagi hakkas seda ise sööma ka, aga alles mitu tundi hiljem. Oli niimoodi või? Minu arust küll, seal oli mingi, et kell 9 õhtul ta hakkas seda teist kanakaussi sööma ja siis ta ütles, et vii mind koju. Jah, me olime kell 8 ja kell 9 ja siis ta hakkas seda teist kaussi sööma, palusin tal mind koju viia. Tead, ma arvan, et see ongi see, kuidas see kutt mõtles. See, et sa lugesid selle update'i ka ette, vaata, et ta helistas talle seleta situatsiooni ja siis see kutt nagu rämedalt vabandas. Ja oli mingi, kuidas ta saab selle jaoks. Oh my god, me peame kirjutama sellele tüdrukule kommentaari nüüd, et see kutt äkki mõtles niimoodi. Reaalselt. Sest ta nagu...
arvad nagu reaalselt see võib olla niimoodi, sest selle tüdruku situatsioonist oleks see minu jaoks väga nüüd see järjest tundub mulle järjest tõenäolisem ja reaalsem, et see ongi nii. Aga proovi sinna jõuda nagu selle mõttena, et kui ma oleks see tüdruku situatsioonis, siis see oleks minu jaoks ja ma olen olnud muideks, ma pean see vingu siis see on see on veider, et sa ei paku mulle süüa või nagu sa ei paku, et lähme koos või tellime koos, kui me koos siin oleme, vaata, õhtu läbi, et kas me siis nagu, et minu meelest on see loogiline ja minu jaoks mulle isiklikult ka väga tegelikult meeldib, et mõnikord mees võtabki otsuse vastu ja tellibki mingid kanakausid ja ta teab, et ma näiteks söön seda, et ta ei küsigi mult, teebki siukse lükke, nagu võib-olla ta siis see poiss, mida ma arvame, et ta võis teha ja ma arvan, et see tüdrukul oleks ka okei olnud, aga sel hetkel, kui nad need kanakausid koju tõid, siis kui nad nagu kotist välja võtsid, siis see kutt oleks võinud selle kanakausi vähemalt ulatadagi sellele tüdrukule kätte, vaata. Et siis nagu oleks see kõik jäänud ka olemata, nagu et ta ei olekski pidanud küsima rohkem või midagi. Aga see tüdruk ka, ma arvan, nad on noored, nad alles on deitima hakanud ja ma arvan, et see tüdruk ei julgenud ka küsida, et tellisid 2 kanakaussi endale või. Mina ka ei oleks küsinud tol hetkel, ja see oleks veider olnud ja mina oleks ka koju läinud ja sest kõht on tühi ja ma oleks sööma läinud kuskile koju või kuhugi ja aga kui ma see kutt oleks hiljem mulle ka kirjutanud ja olekski olnud mingi, räägid olukorra ära ja ta oleks mingi oh my god, sorry, siis kui nüüd mõelda niimoodi, siis see tundub mulle väga loogiline, et lihtsalt inimesed mõistsid üksteist erinevalt ja see ongi ülihea story, kuidas tuleb omavahel rääkida. Lihtsalt rääkida. Sest et me muidu mõtleme väga palju asju, mida teine inimene võib või ei või mõelda või teha. Et lõppkokkuvõttes tuleb rääkida. Aga no vot, selline olukord. Aga mis see siis meie... Anna mulle veel onksu, mul sai vesi. Sul on vett? Ei ole ju. Teine klaas. Ma mõtlesin, kuidas see tühjaks sai. No vot, äkki seal loos oli ka niimoodi, kuskil telefoni taga oli peidus Brenda söök. Jaa, tead, mul jäi see ikkagi maha magatud, et ta ikkagi seda teist kaussi hakkas kell 8-9 õhtul sööma. Nii et väga kindlalt oli see niimoodi planeeritud ja lihtsalt see kutt ei julgenud öelda, et ta tellis talle kanakausi. Vist ma arvan ka. Nii et kui me jõudsime sellele järeldusele, siis me peame ütlema, et ta reageeris üle. Ma arvan, et ta ei reageerinud üle. Mina ei ole nõus sellega. Ma arvan, et see tüdruk reageeris nii, nagu ta reageeris, et siin kogu asja võti on, nad oleks võinud rääkida omavahel, ilmselgelt. See on suht enamikas olukordades. Aga lihtsalt, et kui nüüd jõuda sinna lõppu, et kui see tüdruk rääkis ära, mis talle ei meeldinud ja see kutt oli mingi oh my god, sorry, ja võimalik, et see kutt ei julge ka tervet lugu lahti seletada, et siis nagu tema jaoks on see, et ta ei taha isegi nagu vastata talle enam, et siis selles mõttes ta reageeris üle. Et nagu nüüd nagu üle, saage kokku, rääkige sellest ja äkki on nagu kõik tore, vaata, et nagu see ei ole nagu nii suur asi. Et see oli normaalne mees, selles mõttes nagu, kuidas ta reageeris. Me ei tea, aga see, seepärast, et meil on siin olnud erinevaid lugusid, kus siis ei ütled inimesele, mis ta valesti tegi ja siis ta mingi, aga ise saad nõme, Nii et selles mõttes oli nagu normaalne mees. Vastas, vabandas, küsis, mis ma teha saan. Vabandas hullult, ta ütles, et ta ei saanud lihtsalt aru ja arvas, et kui mul oleks nälg, ma võtaks ise toitu, mitte ei ootaks, et tema pakuks. Nii et ta ikkagi tellis selle kanakausi talle. Ei, aga oota, aga nüüd see viimane lause ikkagi. Kirjutasin talle olukorrast ja ta vabandas hullult, ta ütles, et ta ei saanud lihtsalt aru ja arvas, et kui mul oleks nälg, ma lihtsalt võtaksin ise toitu, mitte ei ootaks, et tema pakuks. Ehk siis ta äkki siis ikkagi tellis selle kanakausi talle ja ikkagi oli see, et ta ei oodan, nagu ta ise arvas, et see ei ole see, et ma pean pakkuma, et näe, kanakaus siin on sulle. See on nii segane, nii et ma arvan, me oleme selle lahendanud nii kaugele, kui me suudame. Jah, vahet ei ole, ühesõnaga. Nii et nagu ikka, suhtlus on kõige võti. Ja võt, kus... Aga no Brenda, nüüd sa juba mina praen on ju, rahvas praeb on ju, mis pingeline lugu. Probleem on see, et ma ei mäleta, see oli mega ammu. Siis kui süüdistusi loopisime on ju, siis oli... Ei, ma mäletan väga hästi.
nii nagu, et ma ei mäleta nagu detaile täielikult, noh, ma ei oska nagu niimoodi rääkida, nagu tema siin on toonud või kui on lisaküsimusi, ma ei mäleta, aga äkki sul endal tuleb ka meelde. Me oleme sellest kunagi rääkinud. See oli väga ammu. Väga ammu. Me chillisime sinu juures. Ja noh, seal ei olnud nagu selles mõttes, et nagu me oleme kunagi rääkinud ka. Parimad sõbrad, me töötasime koos, me chillisime väga palju koos ja nii edasi. Aga noh, mitte siis selles mõttes, noh. Mitte selles kontekstis on ju, jah. Aga ikkagi, nagu ma enne ütlesin ka, et see ei pea olema sinu nagu deitija või nagu sõbrad, nagu kõik, kogu seltskond, kellega sa samas ruumis viibid või noh, okei, oled mingi konverentsil, siis mitte. No ühesõnaga, saate aru. Point siis see, et ma ei tea, mida me tegime. Mul hakkab midagi vist veel tulema. Me chillisime sinu juures. Ma arvan, et meil oli eelmine päev oli mingi suur üritus. Me käisime väljas mingi seltskonnaga ja siis hommikul minu meelest ma tulin sinu juurde chillima. Ja minu meelest oli keegi veel, äkki Laura oli ka meiega. Ühesõnaga, minu meelest... Vist oli jah keegi veel. Keegi oli veel ja... Mul hakkab see kogu asi meelde tulema nüüd. Minu arust see oli Laura. Jah, aga ma ei mäleta, kas tolleks hetkeks oli ka Laura seal või Laura läks vahepeal ära. Minu arust oli seal juba siis. Ja me olime minu meelest 3 me vaatasime mingit seda Teet Margna jõekalda mingit saadet. Me vaatasime seda Venemaa, kus nad Venemaa sul oli veel niimoodi, et sul oli madrats põrandal, teleka ja siis me vedelesime, kes vedeles voodis, kes oli madratsi peal ja siis ma me olime terve päev seal juba olnud, õhtu oli käes, nii et me tulime mingi, ma arvan, mingi hommikul lõunal, eelmine päev oli pidu, kõigil oli veits hõre olla, tulime sinu juurde, minu meelest me lihtsalt niisama ei tulnud, sa ise kutsusid meid sinna selles mõttes. Ja siis me chillisime seal, aga ma ei mäleta, kas tolleks hetkeks oli Laura läinud või ei olnud, aga point siis see, et sa tellisid pizzat. Ja minu meelest sa mainisid, et sa tellid pizzat, aga me vaatasime saadet kõigile mingi ja davai vaata. Sa ei pakkunud, et kas keegi tahab ka veel pizzat või midagi, et siis võib-olla tellisid kõigile, ma ei tea. Ja minu meelest nagu vaata, jällegi sind teades nüüd, sa tellidki hunnikutes asju, me oleme õppinud nüüd vähem seda tegema, aga nagu tollel ajal sa tellisid ikkagi, kui sa tellisid endale süüa, sa ei tellinud omale mingit väikest pizzat, vaata, sa tahtsid erinevaid, sa tellisid mingi 3 pizzat, on ju näiteks, ja nii edasi, ehk siis see, et sa tellisid hunniku asju, ma ei tea, kas sa tellisid mingi mega suure pizza või seal oli mitu pizzat, see pizza jõudis kohale, siis sa võtsid pizza ja siis sa sõid seda üksinda. Ja teistele ei pakkunud. Ja ma ei mäleta, ma pole kunagi Lauraga rääkinud sellest. Minu arust oli Laura ka seal. Kas ta oli tollel? Ma mäletan see ma vist karjun täiega. Ma mäletan seda kindlasti, et jah, ma mäletan seda, et Laura oli seal ja ma mäletan seda kuidagi, kuidas Teet Margna ja Kristjan Jõekalda lähevad Venemaal rongi peale. Niimoodi mäletan. Ma ei mäleta, kust ma pizzat tellisin, mis pizzat ma tellisin. See oli mingi 9 aastat tagasi või 8 aastat tagasi, ei 7 aastat tagasi. Ma ei tea, igal juhul, siis kui me elasime Eestis. Jah. Nii et jah, aga jah, ma seda ei mäleta, et ma pizzat ei oleks pakkunud. Nüüd mul tuleb meelde, et me oleme vist kunagi rääkinud sellest. Me oleme sellest rääkinud, aga ühesõnaga see oligi niimoodi, et ma ei mäleta ikkagi, ma ei tea, kas ma olin nagu koos Lauraga seal või ma olin üksi tolleks hetkeks, kui see pizza jõudis ja sa pizzat seal sõid, aga me olime ikkagi päevad sa söömata ja siis nagu mul oli see, et sa kellelgi ei paku ja nagu sa ei pakkunud, et sa tellid ka või kas keegi tahaks ja siis sa ei pakkunud nagu sa ei pakkunud ja siis see oli nagu veits veider, et sa üksinda sööd pizzat, teistele ei paku või siis mulle ei paku, ma räägin, ma ei mäleta ja tegelikult oligi, kõht oli tühi, aga see oli nagu veider hakata kuskil äpis endale süüa tellima, vaata. Et sa tellisid, et nagu siis oleks võinud nagu koos tellida või nagu nüüd, kui sa juba mingi pool pizzat nahka pannud, vaata, siis on mingi, mul läks ka kõht tühjaks, hakkan endale süüa tellima, et see oleks nagu mega veider, ehk siis sama olukord nagu sellel tüdrukul, et ta lihtsalt jäi sinna edasi, tal oli imelik ja siis kui Hans hakkas 9. pitsaviilu kella 8-9 ajal, siis oli see, et ta ma lähen minema ja siis ma läksin koju ja tellisin endale süüa. See on päris hea. On. See on päris hea, jah. Aga piinlik ei ole või? Piinlik? Mina ei tea, mina ei usu, et piinlik on.
mul küll oleks. ma ei tea, minul on ikka ei, aga räägi, miks sa ei pakkunud pitsat? Vaat seda ma ei oska öelda, miks aga ma ei tea, see on võib-olla lihtsalt, see tuleb nagu minu kasvatusest. Et mitte, et mu kasvatus oleks halb, aga lihtsalt minul on alati olnud, ma ei tea, minu peres või minu kodus on alati see on kuidagi siuke mingi läbikäigu hoov olnud meie maja alati. Mingid õesõbrannad, mingid onud, mingid tädid, vanaemad, sugulased, kogu aeg kõik virvarr käib, on ju. Ja siis minu jaoks meil on nagu terve elu olnud see nagu täiesti normaalne, et keegi astub uksest sisse, vaatab, potis on nakli ja suppi, paab kaussi ja hakkab sööma, vaata. Et minu jaoks on see nagu nii normaalne, et kui me oleme siin juba kõik koos ja ma olen süüa tellinud, siis see on ilmselgelt kõigile. Ma ei hakka üksi sööma ja ma arvan, et see minu jaoks isegi ei tulnud pähe pakkuda. Ehk siis minu jaoks oli nagu see, et kui sa tahad, siis võtta pitsat, kui sa ei taha, ära võtta. Jah. Ma arvan, et see oli minu. Kõlab väga loogiliselt täiesti ja võimalik, et see kutt on seal täpselt samamoodi seal loos. Aga minul on jälle selline kasvatus, et ikkagi nagu pakutakse, et lahke on, et sa oled väga lahke, kui sa pakud. Ja ma ei ütlegi, täpselt samamoodi ei ole üks hea või teine halb kasvatus selles mõttes. Aga ongi see, et mis on sinu jaoks loogiline, ei ole teiste jaoks loogiline. Me jälle tuleme selle juurde tagasi. Sest et Brenda mul aastaid räägib seda, sest et tundub, et ma teen seda siiamaani. Brenda on mingi, et nagu mingid inimesed oled küll, aga Brenda mingi paku neile midagi, vaata. Ei, no selles mõttes, et aga minu jaoks on nagu see, et sa oled siin minu juures käinud piisavalt kordi, et sa tead, et sa võid minna mu külmkappi ja võtta sealt ükskõik, mida sa tahad. Sest et see on see, kuidas mina olen üles kasvanud. Aga jah, eks siis see minu jaoks olegi loogiline ja minu jaoks ongi loogiline, et sa tuled ja teed ja majandad, on ju. Sinu jaoks ei ole loogiline, sellepärast sina mulle ütledki seda. Ja, ei, see on ka minu jaoks loogiline. Jah, ei, see on. Aga ma mõtlen lihtsalt selles mõttes, et sa mõtled, et äkki neil on kõht tühi. Mis asja? Et need, kes meie juures külas, äkki neil on kõht tühi. Ei, viisakas on ikkagi öelda, sellepärast mina saan sellest väga hästi aru, et loomulikult minu kodus käivad valitud inimesed. Ja kõik inimesed, kes minu koju tulevad, nad teavad, et meil on garaažis joogikülmkapp. Mine, võta, seal on erinevaid valikuid kombuchasid, seal on võib-olla mingid Coca-Colad, seal on veini, seal on õlud, seal on siidrit, mida iganes sa tahad. Mine ja võta. Ja loomulikult jällegi, see on jälle kuidagi siuke loogiline asi, aga isegi kui sul nagu tulevad alguses mingid uuemad inimesed külla, kunagi on ikka esimene kord, kui inimesed sulle külla tulevad, siis mina saan sellest aru, et inimeste jaoks ei ole see loogiline. Ei, sa pead pakkuma inimesele. Ja ka 3. ja 4. kord, kui inimene tuleb, siis et ei oleks nagu nõme see, et ta asjana jookseb sinna külmkappi, tõmbab õlled, värgid, särgid välja, et see on ilus pakkuda. Ja on, absoluut, väga ilus on pakkuda. Ja kui me tegelikult käime ka ise sõprade juures külas, meil on sõbrad niimoodi, et ma ei jõua sealt lävepakult ülegi astuda, kui mul juba pokaal tuleb niimoodi ja antakse mulle üle. Mulle väga meeldib, see on väga tore, ma tunnen, et ma olen hoitud seal, nad on nii külalislahked. Mina ei ole nii hea see, mis öeldakse selle kohta nüüd? Võõrustaja. Jah, võõrustaja on ja. Et mina olen siuke, et ma ei viitsi, et ülilahe, tule siia, hängime koos, aga ma ei viitsi teenindada sind suures pildis. Tahad, davai, ma lähen teen veini lahti, võin pokaalid tuua, aga see, et ma nüüd käin nagu kogu aeg vaatamas, kõigil oleks mingid joogid näpus ja asjad ma ei viitsi. Siis ongi see, et esimene kord tule nagu täna, esimest korda astud sisse siia, sa võid tulla nagu esimene ring, jah, selles mõttes. Et siis ongi, et kuule, mis sa juua tahad, ma panen sulle edasi, näed, külmkapp on seal on see asi, kui sa tahad juurde. Õhtu jooksul, kui ma näen ka, et kellegil on pokaal tühi, ma võib-olla tuletan meelde, kuule, kas sa tahad veini midagi, et ma lähen võtan endale, toon sulle ka. Väga tore, viisakas. Ja mulle meeldib ja minu meelest see on nagu veits siuke loogiline asi, et võiks ikkagi siukene pakkumine olla, et enamikel inimestel ei ole niimoodi kodus läbikäigu hoovi, et sa võid tulla ja võtta kõik, et pigem ei ole ilus minna teiste koju külmkappi esimese asjana. Et lihtsalt tulevikus sulle ka vaata. Et kui me lähme külla inimestele, siis tegelikult ei ole okei nende nagu külmkappi minna asju võtma. Ei, ma lähen ainult väga kindlate inimeste külmkappi. Jah. Nii et jah,
ja see on jälle sihuke väga huvitav selles mõttes, mis sa naerad. Et see on naljakas, et kindlasti minge kuulama boonussisu seda sama episoodi ka, detsembri boonussisu, sest et detsembri boonussisu kõige esimene lugu, me loeme loo ära, Brenda ütleb, minuga on see juhtunud ja täna ja Hans oli täiesti šokis. Ja mina olin täiesti šokis ja seekord see ei olnud minuga seotud. Aga ja nüüd episoodi kõige viimane lugu ja sinuga on jälle see juhtunud ja seekord koos minuga ja ma ei teadnud seda. Nii et crazy. Aga jah, mina arvan, et siin nagu meie mõlema puhul selle pitsa näitel ja ka neil ei ole nagu kummalgil nii-öelda vale selles mõttes, et ma räägin, et ühel on üks kasvatus, teisel teise ja ongi inimestel on erinevad nagu asjad ongi, et mis minu jaoks on loogiline, ei pruugi sinu jaoks olla, aga siis seal vahel on suhtlus. Jõuame ikka selleni, et suhtlus on kõik. Aga tol hetkel selle pitsa teema, see oli nagu veider vaata ja kuna me olime nagu sõbrad, siis ma ei pidanud ka vajalikuks seda nagu hiljem rääkida vaata, et nagu suva, et veits veider oled, aga mis seal ikka vaata. Et aga kui nii-öelda deitimise faasis oleks keegi mulle nii teinud, siis ma oleks sama nagu see tüdruk, ehk siis väga ikki, ma vist ei tahaks selle kutiga enam nagu väga välja minna. Jumal tänatud, et see juhtus siis, kui me sõbrad olime. Mõtlegi, oleks deitimise ajal juhtunud. See olekski läbi olnud. No vaata jällegi oleneb, kuidas kui oleks hiljem siuke reageering olnud, siis võib-olla oleks rääkinud ja mis iganes on ja sealt saab välja tulla, ma arvan, et nagu kuna see kutt hullult vabandas ja ta ei saanud aru, siis see ei ole nagu, ühesõnaga me saame mõlemad sellest aru, et see ei ole mingi teema, mis on mingi oh my god, see kutt tegi hullult valesti, vaata. Kutt tegi nagu, mis talle tundus loogiline, ta ei olnud nagu kuidagi ebaviisakas, ta siis arvas, et ta võtab ise selle kausi, kui ta tahab, on ja. Ehk siis sama, mis sa arvasid, et ma võtan ise selle pitsa, kui ma tahan, aga minu jaoks on loogiline, et kui sa sööd, kell 9 õhtul oled juba, no ma siis söön selle ise kausi ka ära, kui keegi seda ei söö. Jah, täpselt. Aga minu jaoks on see, et nagu kui sa ei sööd midagi teiste inimeste kõrval, siis on viisakas ka neile seda pakkuda. Kui sa veedad endaga koos aega, vaata. Just nii, ma olen nõus sinuga, Musi. Jah. Just. Vot, kuule, ei, väga hea. Selline episood üle. Võttis sõnatuks lausa kohe, tead. Sellised üle reageerimisest. Olid inimesed, kes reageerisid üle, olid inimesed, kes ei reageerinud piisavalt. Oli psühhosid. Mulle see viimane lugu, see oli kõige parem. Ma loodan, et aga vaat probleem ongi see, meil oleks vaja produtsenti, kes leiaks need lood üle, sest et ma ei taha lugeda nagu lugu läbi, muidu ma juba hakkan mõtlema, on ju seal nagu enne seda. Ehk siis ma ei saa justkui neid nagu väga valida. Aga nii, et andke meile teada, kuidas teile see formaat meeldis, mis te ise arvasite nendest lugudest, mis te arvasite sellest, et Hans nälgivale Brendale süüa ei andnud. Ja kui te tunnete, et tahaksite veel seda kuulata, siis nagu me enne rääkisime, siis detsembrikuu boonusepisoodis nii Spotify's kui ka Patreonis on üks boonusepisood ka selle sama formaadiga, nii et ma arvan, et meile see formaat mõlemale meeldib, nii et ma usun, et see teeb comebacki varsti veel. Ma arvan, jah, seda on kuidagi hästi nagu huvitav teha. Ma räägingi siit, seda on huvitav teha sellepärast, et siin me räägime võib-olla mingeid situatsioone, mida me ei ole varem oma vahel arutlenud otseselt. Just, nagu see, et Hans nälgivale Brendale süüa andnud. Jah, ei, aga see, ma mõtlengi siin viimases, et kui me muidu ütleme, enamikud alareageerisid on ja või midagi, siis ma ütlen siin viimases ongi, et ma näen nagu mõlemal täpselt sama nagu, et kuidagi, jah, lõpuni välja me ei tea, aga. Just, nii on, nii et võt, selline tore formaat, loodame, et teile meeldis, nagu alati meie blogidel saab silma peal hoida YouTube'is, miks mitte kontol, võib-olla te siin praegu vaatate ka podcasti, igapäevategevused, miks mitte Austraalia Instagramis ja võib meile kirjutada, joonistada miks mitte Austraalia@gmail.com. Näeme juba teiega järgmisel nädalal. Tšauki, tšau. Tšau.